aga istekohta ei olegi. Aga kes on veel teises saalis, siis mulge rõõmuga. Meil on jälle hea meel. Astun pane natuke seda väiksemaks. Meil on hea meel, et võime jälle kokku tulla nii füüsilisel kujul, kuigi see aeg oli ka põnev, kui me saime läbi arvuti või telekaekraani üksteist vaadata ja Jumala sõna kuulata, see oli ka huvitav aeg. Ja ma täitsa isegi nautisin seda, aga kui ma kuulsin, et see piirang võeti maha, me veel kokku tulla, siis üks kevadine laul hakkas mu südames helisema, see laste laul, et juba linnukesed. Ja seal on üks sükke salm, et lapsed, kes küll vangis elad, pole ammu murul käinud. See oli sükke laul, kus me saame välja, siis me hõiskame ja meil on ka täna üks hõiskamisaeg. Et me täname seda, et Jumal on meid läbi kandnud sellest ajast ja me oleme täna targemaks ja julgemaks ja kogemuseks saanud. Meil on üks periood ka läbi elatud või ütleme nii, et me siis elame seda veel natuke läbi. Aga see on olnud põnev ja Jumal on kindlasti selle aja sees rääkinud ja meid julgustanud, sest Jumal on kõik asjad kontrolli all. Ei ole nii, et tuli viirus ja siis Jumal võttis kahe käega peast kinni, et no mis nüüd saab, kui ma pole seda ette näinud. Ma usun, et Jumal teadis seda juba enne ja ta on meie kõrval iga päev ka nende olukordade keskel. Ja ta vaatab meie südamesse, kas seal on usku sellesse, et see, mis tema on külvanud või see, mida me oleme ise läbi Jumala sõna külvanud oma eludesse nende aegade ja aastate jooksul, kas see selle kriisi ajal ka püsima jääb? Kas teil on usku? Ja ma loen, muideks täna on juba emadega. Kallid emad, palju õnne. Keegi on öelnud väga huvitavalt, et miks Jumal lõi emad, sellepärast, et ta ei saanud üksi hakkama, et ta pidi looma kedagi, kes oleks tal abiks selles töös. Nii et kallid emad, palju õnne. Ja tulevased emad ka samamoodi. Aga ma loen enne, kui me läheme edasi. Meil on täna nii palju asju siin, et ma vaatan, et ma kõik ära unustan, aga ma loen alguseks Johannese evangeeliumi siit 20. peatükist ühe lõigu, mis on meie elu alus. Nii tegi Jeesus, see on 30. salm, 20. peatükki 30. salm. Nii tegi Jeesus ka veel muid tunnustähti jüngrite ees, mida ei ole kirjutatud sellesse raamatusse. Aga need on kirjutatud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja te uskudes oleks elu tema nime sees. Johannes oli üks huvitav persoon. Jeesus kutsus ta oma järgijaks ja kui siis see aeg läbi sai, Jeesus läks taevasse, siis mingil ajal Johannes hakkas kirjutama kirja. See on täna siin Piiblis, Johannese evangeelium. Ja ma usun, et Johannes oli sükene vend, kes tahtis kõik kirja panna, aga kuidagi moodi, ma usun, et püha vaim ei lasknud talle kõiki kirja panna. Siis ta siia kirja lõppu oma siin kirjutab, et siin kuskil üks tõlge ütleb ka seda, et kui kõik üles kirjutada, siis maailm ei mahutaks neid raamatuid. Tal oli kange isu, et panna kõik absoluutselt kirja, aga kuna püha vaim ei lubanud, siis ta ikkagi sai ühe väikse tüki sellest panna. Tead, kui ma kõik kirja paneksin, siis ei mahutaks maailm neid raamatuid. See on umbes, usun, et see on natukene sellise metafooriga, umbes nii, nagu öeldakse, et ma nutsin tünnitäie pisaraid. Me teame, et maailm on nii suur, et pole võimalik kirjutada, aga ta lihtsalt viitab sellele, et neid tegusid, seda, mis Jeesus tegi siin maa peal, need on lihtsalt nii palju,
ja nad on nii võrratud, et neid peaks kirja panema. Aga ütleb, et ta ei pannud neid kirja, vaid ta pani ainult need kirja ja selle eesmärk on, et tekitada meis usk. Ja et meil uskudes oleks elu tema nime sees. Üks salm ütleb, et usk tuleb kuuldust ja kuulda tuleb Kristuse sõna kaudu. See on huvitav. Üks teine tõlge ütleb, et usk tuleb kuulamisest läbi kõrvade. Ja näiteks väga paljud juudid kasutavad seda, et kui nad loevad, juudid loevad siis toorat, kui nad loevad seda toorat, siis loevad seda valjusti. Ja nad põhjendavad seda sellega, et usk tuleb kuulamisest või läbi kuulamise, läbi selle, kui sa kuulad, ja see on nii hea, et me kodus loeme piiblit, aga ja me oleme tavaliselt eestlastena loeme seda vaikselt mõttega. Aga see on hea, et me saame kokku tulla ja kuulata seda oma kõrvadega, sest usk tuleb kuuldust läbi kuulamise. Ja et teie uskudes oleks elu tema nime sees. Siin on kaks sõna, mida ma tahaks välja tuua, on usk ja on elu. Hebrea 11.1 räägib usust. Ja defineerib usku niimoodi, et usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja veendumus selles, mida ei nähta. Üks teine tõlge ütleb, et usk on, mis meie lootuse toob reaalseks. Kui sul on mingid ootused või mingid lootused, siis usk on see, mis toob selle sulle kätte. Kui me loodame midagi, siis see on lihtsalt lootus. Ja hea on loota, aga usk on see, mis selle lootuse toob sulle reaalseks. Et see, mida sa ootad, et see võiks sinu elus olla. See ei tule mingi muu asja kaudu, see tuleb usu kaudu. Ja las ma selgitan sulle natukene usku. Me vahet ikka ootame või loodame midagi. Siim, mis sa arvad? Kas sa loodad või ootad midagi? Et kui sa ei oota midagi, siis on väga raske ka usku. Sul ei ole, mis sa usud, kui sa ei looda või oota midagi. Ja kui sa midagi ootad, olgu see tervis, olgu see töökoht, olgu see mingisugune olukord, mida sa ootad, et see lahendab, või olgu see kas või see kriis, mis meil täna on. Ma kuulsin kunagi ühte huvitavat näidet selle kohta. Kellel meeldib kinos käia? Ikka vahel on huvitav midagi head vaadata. Ja näiteks ostad omale pileti kinno ja sa ei jõua sinna kinno. Sa jõuad viimaseks 10 minutiks seda filmi vaatama ja lähed sealt uksest sisse ja sa näed seda 10 minutit ja see tundub nii põnev see lõpp. Ja sa mõtled, et ma vaatan selle filmi, tahaks ikkagi terve film ära vaadata. Ja sa ostad uue pileti ja sa lähed algusest peale vaatama. Ja see film on võib-olla niisugune, seal on mingid sünd, seal on niisugune pingeline olukord. Aga kuna sa lõppu tead juba, kuna sa tead, mis see lõpus on, siis sa vaatad seda filmi selles mõttes huviga, teised võib-olla värisevad, mis nüüd siit saab, kuidas selle olukord lahendab. Sina olles näinud seda lõppu. Sa vaatad seda lihtsalt sellega, selle rahuloluga, kuidas see asi nagu süžee nagu viidud. Aga sa tead lõppu, sa tead, et see lõpeb hästi. Aga need, kes ei ole lõppu näinud, need ei tea seda. Ja usk, meie usk on samamoodi. Piibel räägib meile sellest, mis lõpus tuleb. Piibel ütleb meile seda, et Jeesus on iga päev meie kõrval ja meil on midagi vaja karta. Asjad, mida me palume, Jumal ütleb, et kui te palute uskudes, siis te saate need.
me teame selle filmi lõppu, on ju? Me teame, kuidas see film lõpeb. Aga ikka meie olukordade sees me vahel kardame. Me vahel mõtleme, et kuidas see olukord laheneb, kuidas ma selle asja saan tehtud, et kuidas see asi peaks lahenema. Aga usk on see, mis võtab selle sõna ja ütleb, et ma olen seda lõppu näinud, see lõpeb hästi. Olenemata olukordadest, ma tean, et see lõpeb hästi. Ma tean, et Jumal on lahendus selle asja. Ma tean, et see on olemas juba. Ma ei muretse selle pärast. Ja see toob selle asja sinu lootuse reaalsuseks. Piibel ütleb, et kui te palute uskudes, et te selle olete juba saanud, siis see saab teile. Mitte, et kui sa palud lootes, et äkki see kunagi tuleb, vaid kui sa usud seda, et sa oled selle juba saanud. Ma tänan Jumal tervise eest, ma tänan, see on mul käes. Halleluuja, tänu Jumal. Sa lihtsalt tänad selle eest, mis Jumal on teinud. Siis see saab sulle. Okei, ma väga pikalt ei lähe. Veel üks mõte, mida ma viimasel aegadel olen lugenud hästi palju raamatuid inimestest, kes on meie elu või käekäiku kuidagi siin planeedil muutnud. Ja sealt jookseb läbi üks punane joon, kui aastaid tagasi räägite, et raha paneb rattad käima. Kui sul on raha, siis sul on võimalik absoluutselt kõik saada. Sa saad kõik, kui sa tahad. Siis mingi aeg tagasi räägite, et kui sul on mõni hea idee ja sa tuled sellega lagedale, siis kõik mured lahenevad. Sa saad piisavalt sissetulekut, see kõik on okei. Täna kõik räägivad, kui sul on usku. Sul pole raha, sul pole hea idee, aga kui sul usku ei ole. Ja nad ei mõtle otseselt seda usku Jumalasse, aga usku sellesse, mida sa teed, usku sellesse, kes sa ise oled. Sul võib olla kõik muu asi, aga sa ei ole ebaväärselt. Sul on vaja usku. Ükskõik, mida sa teed oma elus. Sul on vaja usku sellesse. Sa pead uskuma, et see on sul juba käes. Amen. Aga tõuseme ja täname Jumalat, et Jumal on meid jälle kokku lubanud üheskoos ja tema on usu alustaja, täidesaatja. Isa, me täname sind selle hommikutunni eest. Me täname sind, et sa oled läkitanud oma poja Jeesuse Kristuse, kes on maksnud meie võla, kes on puhastanud meid kõigest patust ja teeb seda ka täna, mitte ainult aastaid tagasi, vaid täna ka, kui me oleme oma südamed määranud, mis on siis sa ütled, et kui me tuleme sinu ette ja palume sinu käest andestus, siis sa annad andeks ja puhastad meid kõigest ülekohtusse. Jumal, me täname, et sa oled ka meile piibli sõna andnud, Jumal, kus me võime lugeda ja lugedes võiks meil tekkida usk sellesse. Jumal, ja kui täna Tõnu tuleb ja kuulutab, mis on sinu sõna ja räägib, mis oled täna südamesse pannud, siis me palume Jeesus, et see sõna võiks imbuda meie südamesse. Ja issand, et me läbi kuuldus, et meil tekiks usk neis asjades, Jumal, me täname sinu. Isa, me ülistame sind, me täname sind kõikide emade eest, Jumal, me õnnistame neid Jeesus sinu nimel ja me täname, et sa oled selle asja siin maa peal niimoodi seadnud, issand. Ja me võime tänada ja me võime paluda oma emade eest, issand, et nendel oleks jaksu, et nendel oleks jõudu, issand, vastu pidada ja olla selles positsioonis, Jumal. Me täname, et see on ka üks õnnistatud positsioon, Jumal. Halleluuja. Isa, tänu sulle, issand, tänu sulle, issand. Halleluuja. Amen.
Tekkis siis ükene mõte, eksprompt, et ei ole nüüd ammu koos enam käinud, et äkki on meie seas kedagi, kes tahaks midagi tunnistada. Mis Jumal selle aja sees on teinud või rääkinud. Anna julgelt käega märku. Krista, ole hea. Isa süles. Facebookis. Jah, Facebookis, jah. No see grupp. Saab kuulata ka. Ain. Ole hea, sul oli mingisugune mõte südames. Kallis Taev, me saame tänama ülistama sinu imelise armu eest. Me saame tänama, et sina oled meie allikas, siis me võime kõige sinu peale loota, sina varustad, et täidad meie vajadused ja siis on tunnistada igat ühte, kes on kätt sirutamas ja toetamas, issand, ja ava meie südame silmad, mõistma, issand, ja nägema sinu sõna, issand, ja lõhu ära, issand, kõik mõttekõrgistused, issand, ja igasugused killustused, mis ei ole sinu sõna kohased. Saame tänan ja ülistan sinu armu ja juhtimise eest. Amen. Nii väga tore on teid näha, üle pika aja. Jumal on hea ja elde olnud ka sellel ajal, kui me oleme eemal olnud kogudusest. Mõni mõte, me kõik oleme kuulnud, me oleme kõik kuulnud edukuse evangeeliumist. Me teame kõik, et seda ei ole piiblis. Vaesuse evangeelium on olemas, sellist asja ka ei ole piiblis. Aga kuningriigi evangeelium sisaldab jõukust. See on kohe kindel. Ja võib-olla sa ütled jah, et tead venda ei, see jõukuse igaldamine on üks kuri asi, üks halb asi. Aga miks Jumal õnnistas Abrahami või näiteks Jaakob? Või näiteks miks kurat võttis ära rikkused Hiobilt? Kui see nii halb asi, ta oleks võinud lasta ju hukka minna suures rikkuses. Ja Jumal õnnistas ta pärast topelt. Miks see nii on? Jõukuse suurus on seotud sinu kutsumisega.
piisavalt, et aidata teistel seda täita. Nüüd sa küsid, kus see on? 2. Korintuse 9.8. Võite lahti võtta, vaadake. Kelle piibel kaasas, loeme koos. 2. Korintuse 9.8. Jumal on vägev andma teile kogu arvu. Kõik arvu, mis on Jumalal. See sisaldab kõike. Kogu arvu rikkalikult, et teil ikka, see tähendab alati, igal ajal oleks kõiki küllaldased ning te oleksite rikkad iga hea teo tarvis. Passion tõlge ütleb niimoodi, jah, mul on Jumal on enam kui valmis teid üle kuhjama kõiksuguse armuga, nii et teil on iga hetk ja igas mõttes kõike enam kui piisavalt. Ta paneb sind ülevoolava külluses igas heas asjas, mida teed. See kõike enam kui piisavalt. Siin on, Paulus kasutab kreekakeelset sõna, mis on hääldust ma ei tea, autarkeia. Ja see tähendab täiuslikud tingimused eluks, kus abi ega tuge pole vaja. Sa mõtled, et mis asja, mul on Jumala abi vaja kogu aeg. Muidugi. Ta mõtleb, et sa ei pea minema inimestelt laenu võtma. Me teame, nii palju räägitakse ju sellest, et ära ole teist ori. Nii et täiuslikud tingimused eluks, kus abi ega tuge pole vaja või sõltumatult rikas, siis ilma abi vajamata. Me sõltume täielikult Jumalast. Nii et edukus algab sellega, kes sa oled, mitte mis sul on. Tõeline rikkus on, kui sul on küllalt, et olla rikas iga hea teo tarvis. Tõeline rikkus, see on palju me välja anname. Mitte palju me saame endale. Kujuta ette toru. Sa oled nagu toru. Sa oled palju ilusam kui toru. Aga ütle, et see on ilus toru, kus Jumal saab panna, lasta vee läbi ja see vesi on ainult see rikkus. Kas toru saab märjaks? Muidugi saab. Aga ta saab vaid sel juhul, kui teine ots on ka lahti, kus see vesi läheb läbi ja läheb edasi. Kui seda ots on kinni, siis see on kohe täis. Ja kõik. Midagi juurde ei tule. Et jõukus on õnnistamine, mitte omamine. Tegelikult on isegi isekas, kui sa ei ihata jõukust. Mõtle sellele, mis on seotud sinu kutsumisega. Sa ei saa teha neid häid tegusid, milleks Jumal on sind kutsunud. Kui sa ütled, et mul piisab ainult sellest, et ma saan oma pere toidetud või ma saan hakkama, mul piisab sellest, siis sa teed isekas. Vaata, kui palju vajadust on ümberringi. Ja saaksime olla suureks õnnistuseks teistele. Kas ei ole nii? Passion tõlge ütleb, ta paneb sind üle voolama küllusest igas heas asjas, mida teed. Mis siis, kui küllus ei ole valikuline? Mis siis, kui see on ette nähtud? Laul 67, 2.3 ütleb, Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid. Ta lasku oma pale paista meie peale, et maa peal tuntaks sinu teed. Kõigi rahvaste seas sinu päästab. Mis ta siin ütleb, et isa õnnista mind, et teised näeksid, kui hea sa oled. See on Jumala tahe. Et ma lihtsalt tahan, et te
rahul sellega, et sa ei saa õnnistada kedagi. Et sul on vaevu, et ennast ära toita, oma vajadused katta. Viienda Moosese 8.8 ütleb, vaid tuleta meelde Issandat oma Jumala, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega. Nii et võta see mõte kaasa täna ja palu, et isa näitaks sulle. Kui sa ei tea oma kutsumist, palu, et ta näitaks sulle oma kutsumist ja kuidas sa saaksid olla rohkemaks õnnistuseks, kuidas soetad see varandus, et olla õnnistuseks teistele ja näidata, kui hea on sinu isa. Amen. Nii, ja kui Ainu korjab siin seedet kokku külvata, siis olen teateid. Teisipäeva hommikul kell 10 on valge hommik siinsamas majas. Reede õhtul kell 7 on valge õhtu. Järgmine pühapäev kell 11 tulen ikka kokku samal viisil. Ma ei tea, kas need teidid on siis veel alles, aga järgmine pühapäev teenivad meid Hiibrikooli õpilased. Nii et järgmine pühapäev 11 olete kõik oodatud. Nii. Pühapäev on 17. mail, see on siis järgmine pühapäev. Kell 11 näitab ETV2 Eesti Kristliku Nelikühe kiriku poolt läbi viidavat 30-minutilist hommikupalvust, kus teenivad piiskop Aru Kumm, Toompea koguduse pastor Ivo Unt ja Viljandi valguse koguduse pastori kohusetäitja Mai Unt ja Tõnu Laike teeb muusikat. Nii et see on järgmine pühapäev kell 11 on ETV2, et kes ei saa kokku tulla, see võib vaadata ka telekast seda ülekannet, aga kes on siin, siis täna päevased tehnikavahendid lubavad seda ka tagant järgi vaadata, nii et me saame kõik sellest osa tagant järgi. Aga täna peale teenistust ärge siis kohe välja tormake, seda on lukus. Me kõik oleme oodatud meil kõrvale kohvikusse, osa saama maitsvast emandalaatordist, mille on valmistanud meie kallid kohvikutöötajad ja maitsvatest suugistetest, mille tegemisel on kaasa aidanud koguduse liikmed ja meie lastetöötajad koos lastega. Amen. Aga suur tänu kõigile, kes on oma armastussanni andnud ja külvanud, aga ka neile, kes on seda tegevust toetanud ka sellel ajal, kui me koos ei saanud olla, finantsiliselt, aga koos oma palvetega. Ja tõesti tänan ja usun, et Jumal on neid hoidnud selle kaudu ja selle sees õnnistatuna. Amen. Ainus äkki juba tänasid. Amen. Mis sa täna sulle selle eest? Juba tänasid, kiire poiss. Aga meil on täna üks võrrat. Ei ole vundament mingi muu asi, meie teod või meie tublidus või see, et ma koos käime, meie vundament on see, Jeesus Kristus on surnud meie eest. Ja mitte ainult surnud, vaid üles tõusnud. Ja me tuleme seda nüüd mälestama või meenutama või ühitsema, kuidas keegi tahab ütelda ja võtta, aga ole hea, ma annan sõna sulle. Armu ja rahu minugi poolt teile, armsad vennad ja õed, kes te olete täna siia kokku tulnud, aga samal viisil, nagu on eelnevad pühapäevad, siis olnud võimalik jälgida neid ka meedia vahendusel,
siis ütleme ka teile, armsad emad, kes te jälgite pildiraadio kaudu meid, ilusat, kaunist ja õnnistatud emadepäeva. Eriolukord on muutnud eriliseks mõningad ka meie protseduurid ja sealhulgas ka issanda surma mälestamise või leibamurdmise, kuidas keegi seda nimetab. Kuid peab ütlema, et sõltumata sellest protseduurist on selle sisu ikka endine. Kristus on meie patud kandnud Golgata ristile. Ma palun, et meie abilised tulevad ja toovad teieni ka siis väikese leivatüki ja mahlatopsi ja ma siis mõne sõna, enne kui ma loen pühakirja, tahaksin omalt poolt ka öelda, et see eriolukord, mis meid on 8 kuuks sellisel viisil elanud, nagu ta siin vahepeal on olnud aeg, mille sees arvatavasti paljud teist on ka mõelnud ja kaalunud oma elus neid aspekte, mis on tähtsad ja olulised. Ja nii mitmedki telefonivestlused koguduse liikmetega tulid esile selle, et kui suur igatsus ikkagi on koos olemisel, kokku tulemisel ja nii mõnigi neist ütles, et kõige rohkem selles eriolukorras tunnengi ma puudust osadusest. Osadusest oma venna ja õega sellisel viisil, kus ma sain istuda laua taga ja vestelda ka igapäevaelu sündmustest. Ma tahan teid tänada, et te olete kõik selle olukorra läbi elanud, vastu pidanud ja ka toetanud koguduse elu ja tegemisi. Ja ma tahan tänada ka väga Kalmerit, Veljot ja meie ülistustiimi Sandrat, Antsetist, Kairust ja kõiki jutlustajaid, kes sellel eriolukorra perioodil ka igal laupäeva hommikul kell 9:30 kogunesid selleks siia, et salvestada Jumala teenistused, et Jumala sõna ja kiitus ja ülistus jõuaks Eestimaa inimeste kodudesse ja loodetavasti saite sellest kõigest osa ja tundsite ikkagi rõõmu sellest, et kogudus on olemas, kogudus toimetab ja eksisteerib. Ma arvan, et siin kõige selle olukorra sees me võime ikkagi öelda suured tänud Jumalale, et Jumal on meid läbi kandnud. Ja täna võime juba olla sellisel viisil koos, samas me ei tohi unustada neid reegleid, mida Eesti Vabariigi valitsus on ka välja kuulutanud, hoida 2-meetrist vahet. Meil on olemas testvahendid ja näomaskid, nii et oleme varustatud kõige sellega, mida nõutakse ja tänulikud ka Eesti Vabariigi peaministrile, Eesti Kirikute Nõukogule, kes on võimaldanud just täna emadepäeval, sellel ilusal toredal päeval kogudusel taas koguneda. See on Jumala arm, et meie Eesti riigil on selline peaminister. Ja olime ka kiriku juhtidega interneti vahendusel koosolekul, kus peaminister meiega vestles ja tänas südamest ja palus edasi öelda koguduste konfessioonide suur tänu eestpalvete eest, mida te selle aja jooksul tegite. Nii et oleme Jumalale tänulikud, et tema ikka on troonil ja tema ikka suudab ja oskab aidata kõige paremal viisil meil. Aga nüüd see eriolukord siis on muutnud ka meie issanda surma mälestamise protsessi, ehk siis me ei tule enam siia ette ja me kõik ei joo enam ühest karikast, vaid me kasutame nüüd siis vähemalt praegusel perioodil, et me toimetame teieni kõik vajalikku ja kõik koos siis võtame osa. Me diakon Ainiga tuleme kohe siia ette, murrame leiva, enne seda me õnnistame ja kui me oleme leiva murdnud, siis me kõik koos võtame selle tükikese leiva ja kui me seda sööme, siis mõtleme sellele, et tänu Jumalale, et minu patud on andeks antud ja täname Kristust. Seejärel me täname issandat ka lepingu vere eest ja siis koos võtame jälle osa sellest. Nii et selline protseduur siis loodetavasti ei ehmata kedagi ära, vaid pigem vastupidi võib-olla
isegi on mõnel julgem sellest osa saada täna. Aga ma loen Jumala sõna ja loen seda siis 1. Korintuse kirjast ja loen 2 kohast. Esiteks 10. peatüki 16. ja 17. salmi ja seejärel 11. peatüki 23. salmist 26. salmi lõpuni. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristusele osadus. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihu osadus. Et leib on üks, siis ka meie, paljud oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. Ja Paulus ütleb, sest mina olen issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi. Et issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Ole hea, Ain, ja tuleme ja murrame leiba ja enne seda siis täname. Taevas, me täna ülistame sind sinu imelise armu eest. Ja et sa oled andnud ennast, issand. Lasta murda, issand, nii eest, et me võiksime tagasi saada, issand, sinu juurde. Issand, me oleme sinu ihu osalised, issand. Selle, mis sai murtud risti puhul ja selle, mis täna siin on, issand. Me täname, et me oleme elava ihu osalised, issand. Me täname ülistame sinu imelise armu eest ja täiusliku ohvri eest, issand, millel ei ole vaja midagi juurde lisada. Selles on kõik, mida me vajame, issand. Ja me kiidame ülistame sind ja me hoiame sinust kinni igavesti. Tänu sulle. Nüüd Ain murrab ja meie võtame siis tükikese leiba. See on Jeesuse Kristuse ihu, mis meie eest on murtud. Ja sel samal hetkel, kui nad olid leiva murdnud, Jeesus võttis karika ja tänas isa uue lepingu verest. Ja ka meie täna. Ja taevane isa, me südamest täname sind, et võime täna tunda rõõmu sellest, et sina oma poja saatsid, kes kõik meie patud võtsid ja viisid Golgata ristile. Ja issand, enne seda ülemises toas olles jüngritega koos sa ütlesid, et see on uue lepingu meil. Me täname, et selles uues lepingus enam ei mõistata õigeks käsutegude täitmise kaudu, vaid uus leping on leping, mis kuulutab Jumala armu, andeks andmist ja andeks saamist Jumala armust. Me oleme nii tänulikud, et selles armus elades me oleme võinud kogeda seda, et see arm kannab. See on uus iga hommikul, see annab jõudu, see teeb neid tugevaks. Ja sinu veri kinnitas seda armu, mis meile on osaks saanud. Ma palun, et sa, issand, täna sellel hetkel, kui me siin just praegu koos oleme, oma pühavaimu läbi pingiridade vahel liiguksid, peatuksid iga südame juures ja kinnitaksid usku,
mis on ka Jumala andnud, et me seda ei kaotaks, vaid et see aina tugevamaks ja usaldatavamaks sinu poole saaks pööratud. Tänu sulle, Kristus, selle hetke eest. Õnnista sina seda hetke nüüd, kui me võtame osa uue lepingu perest. Aamen. Ja me joome. Ma palun, et meie abilised võiksid tulla ja korjata kokku siis ka need topsid. 2 abilist siis saavad sellega ilusasti hakkama. Ja enne kui nüüd Tõnu tuleb jagama meiega Jumala sõna, ma siinkohal ütlen veel ühe teate ja nimelt see teade puudutab meie koguduse elu ja täna, kui kõik oleks olnud nii-öelda eriolukorrast väljapool, siis me oleksime pidanud sellel nädalavahetusel vägeva konverentsi maha. Nimelt meie kogudus saab 29-aastaseks ja meil oli planeeritud, et sellel nädalavahetusel me tähistame seda koos oma kallite sõpradega Soomemaalt, Jukis ja Judit ja nende toredad sõbrad oleksid olnud meil külas ja teeninud meid. Aga loodetavasti see hetk, kui nad meile külla tulevad, ühel päeval ka jälle saabub. Aga tänane tort siis ka, mis on valmistatud, on mõeldud ka selleks, et kogudusega siis rõõmustada, et 29 aastat on Jumal meid läbi kandnud ja mul on väga hea meel, et täna koguduse esimene pastor Vello Usi on meie keskel ja kindlasti meenuvad need ajad, kui kõik see algas, kui Jumala vaimu liikumine tuli ja 28. aprill 1991 rajati Kuressaare kristlik vabakogudus. Jumala vaim liikus, paljud inimesed tulid usule, said päästetud. Põnev aeg, liikusime mööda Saaremaa külasid telliga ringi ja õhtuti pidasime evangeeliumi kuulutamise koosolekuid. Armas vend Sagarin Ärgi Soomest oli meie keskel ja paljud, kes tollel hetkel ja ajal meiega koos olid, kiriku rajajad, Harri Leesment, Allu Laul, Märt Vähi. Kõik nad olid osa sellest ja küll on hea, et mitmedki täna siin olijatest võisid nende alguspäevadel olla kaasas kõige sellega, mida Jumal oli tegemas. Kuna Vello, sa oled siin, siis ma hea meelega kutsuksin siia ette ka ja lihtsalt kogudusega palvetame sinu pärast ja kõik see, mis Jumal on plaanis veel sinu elus, et see kõik kannaks ühte hea vilja ja eesmärgi. Nii et ma palun, Vello, ole hea, tule siia ja me hoiame 2-meetrist distantsi, kogudus tõuseme püsti. Olen terve. Juhatuse vennad, olge ka head, sirutame oma käed Vello poole ja palun, et Jumal tõepoolest meie armast venda jätkuvalt kasutab ja ma usun, et ta seda teeb. Ja taeva isa, me oleme täna nii rõõmsad ja tänulikud sulle, et sina kord alustasid midagi imelist, mis ei olnud inimlikult üldsegi mõeldav ega võimalik, vaid seal oli väga selgelt näha Jumala vaimu liikumist. Sellel hetkel, kui olid rasked ajad ja pinevad ajad ja oht oli, et Nõukogude väed kõik selle maha suruvad, siis ometigi oli seal üks vapper mees, keda sa olid kutsunud ja andnud ta kõrvale ka mitmeid teisi vapraid vendi, kes sellel hetkel kindlalt ja selge teadmisega liikusid edasi, et Jumal, sa oled koos nendega ja tahad teha midagi uut, alustada midagi erilist. Ja nii see kõik ka sündis. Me oleme nii tänulikud, et me võime täna paluda sinult õnnistust jätkuvalt pastor Vellole, kõigele sellele, mis ees seisab, meenutades ka kõike seda, mida sa tegid nende perekonna läbi. Ja täna nii mitmed ja mitmed tema lastest ka teenivad sind ustavalt, lapselapsed, kes käivad sinu radadel. Tänu, et sa oled juhtinud ja hoidnud ka rasketel hetkedel, keerulistel aegadel. Sinu arm on olnud tema peal ja kogu tema pere peal ja me palun, et see
jätkuvalt jätkuks. Ja me usume, et sul on jätkuvalt ühed väljakutsed, ühed plaanid, kuhu suunas edasi liikuda. Ja me täname, et Võlu on kaasas olnud selle koguduse eluga, palvetades, külvates head seemet, aidates, pannes käsi külge nendele tegemistele. Tänu ja kiitus, issand, et sa oled kinkinud meile nii toreda venna ja me õnnistame teda sinu nimel. Aamen. Aamen. Pange kaamera kinni. Aamen. Ja pärast siis sööme kõik koos torti. Aga nüüd mul on hea meel kutsuda pastor Tõnuga siia, et kuulata siis, mis on Jumal Tõnu südamesse kõnelenud. Hea meel on näha jälle mitmeid ja tervitada ja Piibel ütleb niimoodi, et Võru kõravad ja võidu kogudust. Nii et tegelikult see on Jumala loodud asi ja seda ei võida mitte keegi. Ja muidugi hea on olla kodus võib-olla teatud aja ja üksinda ja Jumala vaim on ka meie taga. Aga mul siin mingis istujast tuli üks laul meelde, kellel on peaslaulus 33. Te teate seda? Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad ka üheskoos elavad. See on nagu hea õli pea peal, mis jookseb maha habemesse, Aaroni habemesse, mis tilgub alla tema riiete valitsusse ja nagu Hermani kaste, mis langeb Sioni mägedele, sest sinna on Jehova seatud õnnistuse elu igaveseks ajaks. Halleluuja! Me oleme Kristuse elu ja ma ütlen, püha vaim on see õli. Ja meil on Kristuse elu ja kui Kristuse elu on koos, siis see võide õli voolab sealt tulevalt ja ta tuleb nüüd õlu alla. Sina oled üks liige, sa saad osa sellest õlist tegelikult. See puudutab sind, see täidab sind, see täidab sind uue jõuga, uue innukuse, uue põnevusega tegelikult, sest see on püha vaimu puudutus sinu elule. Sa saad jälle tunned, et Jumal, nii hea on olla koos, nii hea on tunda oma vend ja õde oma kõrval, nii hea on see Jumal saab oma koguduse loonud. Me oleme üksinda, me oleme liikumas ühte teed pidi. Me oleme võib-olla erinevatel aegadel alustanud, aga issand, me ei taha mitte ennem ära väsida, ära tüdida, kui lõpp on vastu tuleda. Sest tähtis ei ole mitte algus, vaid tähtis on, kuidas sa lõpetad. Ja meil on selline teema, et Jumal päästab ja vabastab. Aga ma mõtlesin seda rääkida algul, et praegu on öeldakse kriisi ajal, eks ole. Tegelikult ma mõtlesin, ma olen siin vaadanud ka arvutist. Just vene keel on natuke rohkem suus kui inglise keelt ei mõista eriti. Aga ma olen vaadanud neid vene vendasi, just neid, kes on olnud nõukogude ajal taga kiusatud, kes on istunud oma usu pärast aastaid vangimajas. Nad ei ole nõus olnud loobuma Jeesusest. Nendel kästi allkirja anda, et nad ei tegele noortetööga, nad ei kuuluta kuskil väljaspool kirikut, nad ei ole allkirja andnud vangimajja. Ja seal pannakse veel aastaid otsa veel. Nad on kindlalt hoidnud kinni, see pole ainult vangis istunud, seal on piinamised, kõik need asjad. Nad on nõus surma minema, aga nad ei ole nõus ja kui ma kodus neid asju vaatasin, tunnen, et püha vaim on nii võimsalt ligi tegelikult. Püha vaim on nii võimsalt kus ja siis ma mõtlen, me räägime eriolukorrast, me räägime siin mingisugusest probleemidest, me räägime kriisidest siin. Tegelikult siin pole, see on nendega võttest, või praegu võtame islami maailmas, inimesed lähevad praktiliselt, nad on nõus surma minema selleks, et kuulutada Kristuse evangeeliumi. Ja mis on siis meie kriisid tegelikult? Ja tegelikult ma mõtlesin, et see on üks kriis. Aga Jeesus ütleb, et tulevad uued kriisid. Tulevad uued momendid, kus tulevad kriisid. Tulevad uued ajad. Ja see on üks, Jeesus räägib, et lõpu ajal hakkavad tulema igasugu asjad tulevad. Ja see ei ole niimoodi. Ta toob ühe näite seal sünnitavast naisest,
emad, täna te teate, kuidas te emaks saite. Mida ligemale sünnitusaeg tuli, seda tihedamaks see palud, mina ei tea seda. Aga ma oma abikaasa juttu järgi tean ja nägin kodus seda. Et see on tihedamaks läheb palud, eks ole. Ja ma usun, et Kristuse tagasi tulema ligidal tegelikult. Et samased kriisid lähevad tihedamaks veel. Nii et tegelikult meie Jumal ei taha, et me oleksime teadmatuses sellest. Vaid Jumal tahab, et me teaksime, kui tuleb mingisugused asjad, kriisid, asjad tulevad, siis Jumal on lubanud need asjad tulla. Et see ei ole, temal ei ole midagi teadmata. Et ta ei istu ja ei ole kahe käega peast nii, et oi, mis nüüd on, kriis on tulemas. Ei ole. Tulevad õnnetused, ärad, värgid, aga Jumal on sind ette hoiatanud, sul on ühe tee, ühe võimaluse tegelikult. Ja ma loeksin selle tuttava kirjakoha, see on Mattuse evangeelium ja 7. peatükk. Ja 24. salm. Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja teeb nende järele, on võrreldav mõistliku mehega, kes ehitas oma koja kaljule. Ja rämpsal tuli ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja söösid vastu seda koda. Aga ta ei langenud, sest tema alusel on rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõna kuuleb, aga ei tee nende järele, on võrreldav rumala või jäleda mehega, kes oma koja ehitas liivale. Ja rämpsal tuli ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja söösid vastu seda koda ja ta langes ja tema langema oli suur. Amen. Jakoobus ütleb, et meie elu on kui suits. Me teeme suure plaani teha muidugi ja keegi on selle vastu. Aga me peame alati teadma, et me ei tea kunagi, kas homne päev, kas homsed päev meie elus tuleb või ei tule. Ja Jumal tahab, et me oleksin valmis. Ja kui me vaatame siin see koeraehitajate loos, siin on kaks koeraehitajat. Ja huvitav vahepeal ütleme, et neid hingevahel ongi jälle need asjad. Aga võib-olla on hoopis Jumala proovimas meie elust tegelikult. Sest viimane kulda proovitakse tulesse. Ja Jumal proovib ka teinekord meie elu ja vaata, kriis on teate, mille pärast on hea. Kriisid, meile ei armasta kriise. Meile ei meeldi kriisid tegelikult. Meile meeldis selline stabiilne elu ja ma tean, ma olen oma elus mõtled, see oli 90. algul, kui see majandus hakkas tõusma kõik, kui tore oli, varsti on vägevad asjad, kõigil meil oli suured ideed ja äkki siis oli üks majanduskriis. Nüüd samamoodi on üks kriis praegu, võib-olla see ei ole isegi lõppenud. Aga kriis alati proovib läbi meie elu. Proovib läbi meie majad, meie katused, ma tean, kui mul maja oli valmis, katus oli peal, ma ei osanud, ei täipidest sassidest, et äärmiselt, et nii tahvud tuleb nii tugevam rohkemate näältega ja tuul viis mul nii tahvud ära, eks ole. Siis muidu ma uurisin, mis viga. Ja kriis on selles suhtes hea asi, et kriisis me peame seisatama kuskil. Ja kui meil on ausus, siis me vaatame kriisi ees, vaatame peeglisse tegelikult. Me vaatame peeglisse ja küsime, miks ma olen sellesse kriisi tulnud. Mis on vaja minu elus muuta? Mis on vaja minu elus muuta? Kui me loeme selle lugu kadunud pojast, siis see poeg, ta sai, vaata tänapäeval on ka paljud inimesed on, kui sa loed jälle, et kui inimestel on ka raha rohkem mõistust. Jälle on petetud välja 10 000 ja inimesed loodavad tohutu kiiresti rikkaks saada, eks ole, ja ei ole sellist valemit kiiresti rikkaks saamast tavaliselt. Ja see kadunud poeg, kui me loeme Luuke evangeeliumi lugu 15. peatükki, siis see kadunud poeg sai ka hea portsu paranduse, siis ta mõtles, nüüd ma investeerin headesse kohtadesse ja elu hakkab minema, löön omal ärid püsti ja aga elu hakkas hoopis allapoole minema. Ja tänapäeval ma näen, kui paljud on kaotanud, millised summad kaotavad lihtsalt, sest rahamajandus on inimese elus olnud tegelikult niisugune, et ta on kaotanud. Ma ei räägi mitte heast ausast äri tegemisest, mitte selle vastu, vaid ma räägin sellest, et kui inimene lihtsalt tahaks tohutu kiiresti ja hästi palju korraga saada. Aga see noor mees ka sai isa käest oma varanduse kätte
kes ütleb, et algul ta müüs oma mantli ära, siis müüs oma pintsak ära, siis müüs oma püksid ära ja siis ta kuidagi paljas, läks peegli ette, võttes nii, siin ma ei ole, isegi silmade sööki mulle enam ei anta. Mis ma nüüd teen? Ja ma usun, et me oleme mitmed tegelikult tulnud Jumala juurde selle ajal, kui meile tegelikult elus on olnud kriisiperiood. Ja ma mäletan omal ja ma usun, mitmed on, et see elu on kriisis olnud. Ja võt selle kriisi momendil sa oled pidanud hakkama mõtlema, mis see edasi on? Kuidas me edasi läheme? Et sellepärast kriis on, paneb meil otsust ette. Mis ma teen nüüd, eks? Vahel muidugi Jumal on meie elus selline nagu auto tagaval ratas. Kui mul on kriis, siis ma hüüan Jumala poole, võtan nagu auto tagaval ratta välja, ma olen alla, sõidan töökotta, parandan see kurmi ära, viskan tagaval ratta uuesti pagasnikusse kogu lugu, eks ole. Aga tegelikult Jumal tahaks olla iga päev meie juures. Ja vaata, see ongi see asi, et kriis näitab sulle ära, kui tugev sa oled seest tiimsukost, kui tihedalt sa oled Kristusega seotud tegelikult, kui tähtis on Jumal sinu elus tegelikult. Kriis näitab ära selle meie suhte ja kui me täna seda uut lepingut siin vastu võtsime, siis tegelikult see näitab ka ära meie suhte ja kui siin selle kriisi ajal algul viimasel oli kuulnud, kõige rohkem loeti seda laulu 91 ette, eks ole. Siis võib-olla ma tahaks seda lugeda seda, see on üks hea laul, ma natuke teistmoodi olen seda, kui seda vahel loetakse. Ja te võite kodus seda ka tegelikult, see muutub väga isiklikuks juba. Ja minu kõlab niimoodi, kui ma kõige kõrgema kaitsele olen ja alati kõige väärse varjuval viibin, siis ma ütlen Jehovale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäe linnusse. Mu Jumal, kelle peal ma loodan, sest ta kisub mind välja linnuvõidi vahest hukku katkuvast. Ta katab mind oma tiva sulgedega ja tema tiibade all ma leian varju. Tema tõde on kilp kaitsekist. Ei ma karda siis ööjõrmu ega noort, mis päeva lendab. Ei katku, mis pilkases pimedas, mis ländab pilkases pimedas. Ega töbe, mis laastab õunal. Langegu 1000 mu kõrvalt ja 10 000 mu paremalt poolt. Minu külge see ei puutu. Aga ma vaatan oma silmaga ja näen, kuidas kätte makstakse öeldule. Sest sina ei proova oma varjupaik. Kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma elusendeks. Ei taba õnnetus mind ega lähene häda mu tegine, sest Jumal annab oma inglitele minu pärast käsu mind hoida kõigil mu käde. Käte need kannavad mind, et ma oma jalga ei tõukus vastu kivi. Ma astun neile lõvide ja rästikute noored lõuguajal laeg ma lõvastan. Ja siis on huvitav, mida Jumal ütleb. Et ta minust on kindlanud, siis ma päästan tema, ma ülendan tema, sest ma tunnen, et ta ülendab mind, et ma tunnen tema nime. Ma hüüan Jumalat appi ja ta vastab minule. Ta on minu juures, kui ma olen kitsikuses, ta vabastab mind ning teeb mind auliseks. Pika eaga ta täidab mind ja annab minule näha oma õndsust. Ja üks sõna, mis on mind alati tegelikult selles laulus, on nagu innustumise, et ta minust on kiindunud. Et ta minust on kiindunud, et kuidas sa oled Jumalasse kiindunud headel päevadel tegelikult. Kui ei ole kriisiaegas, kui ei ole hästi, kuidas sa oled oma südame tegelikult olnud Jumalale headel aegadel. Ja see loeb sinu tegelikult ei ole halb aeg, siin on tohutu julgus, kui me võtsime osa sellest leivamurdest, eks ole. Ja Piibel ütleb, tulge alati julgusega armu trooni ette, eks ole. Alati julgusega, ükskõik, mis elus on juhtunud, ükskõik, mis sa elus oled teinud, alati julgusega tulla armu trooni ette. Ja kui Piibel räägib, et me oleme uue lepingu lapsed tegelikult, siis see on eriline privileeg tegelikult, et me oleme uue lepingu rahvas. Ja see leping on alati kahepoolne. See ei ole ühepoolne. Jumal on usknud oma lepingut täitma. Ja see on privileeg, mõtle ise, Jumal on isiklikult sind kutsunud. Kui sind kutsutakse näiteks presidendi vastu, see on suur au. Ma usun, et iga üks lõpuks selja selgeks, tead, ka kutsub teile. Oleks
selline aruväline. Aga mõtle ise, Jumal on sind kutsunud. Jumal on mind kutsunud. Milleks? Sellepärast, et sa oled alandanud oma südame tema ees ja ütled Jeesus, tule, ole minu isand. Vaata, huvitav, see ma olen teinud nüüd nagu vahet asjale, kes on päästja ja kes on isand. Vahel ütleb, Jeesus on päästja. Päästja on see, kes mind päästis ühest olukorrast ära võtab talle aitäh ja ta läheb minema oma teed. Aga kui Jeesus on isand, siis tema on kogu aeg isand. Ta on kogu aeg juures, ta on püha vaimu läbi mu sees. Piibel ütleb, et Kristus minu sees auhiilguse lootus. Nii et see on suur privileeg tegelikult. Tema isand on mind kutsunud. Ta on nüüd valinud ja ennast ka võtnud, sind on ka valinud tegelikult. Ja miks ta on valinud? Nii et me oleme lepingus Jumalaga. Ja kui tema teid on nõustu oma lepingus, siis Jumal igatseb, et meie ka võiksime oma lepingu poolt teid. Ja ta väga hästi teab, et meie inimliku poolt ka, et me võib-olla ei suuda teist kõik perfektselt neid, aga seal on Jumal arm. Seal ongi see arm tegelikult, mis annab vähe meil tegelikult elada selliselt, kuidas tema on ette näinud ja tahab seda. Nii et see privileeg tegelikult olla Jumala oma. Ja kui ma olen Jumala osadus, kui ma olen Jumalaga selline kiindunud temasse, siis tegelikult ta päästab. Ja paljude korda mitte juba niimoodi, kuidas meie nagu arvame, eks ole. Või kuidas meie tahame, aga ta päästab. Ja arvestab, Jumala rahva elus on hoopis teistsugused lõpud asjad, kui on selle maailma. Kui me ka satume raskustesse asjadesse, siis Jumal toob neid oma imelise käega, aga ta toob ta toob alati välja, aga mitte võib-olla selliselt, kuidas ma tegelikult arvan. Ma mõtlesin oma isast näiteks. Mu isa oli noor mees ja ta oli keskkonda põletatud ja hakkas tegelikult oma kõrvakuulmise. Ta kuulis siit hästi kõvasti rääkida, aga vahel ma mõtlen, et see õnnetus oli. Samas ma mõtlesin jälle, tema jaoks oli see õnnistus, teate miks? Sest kui algas sõda, siis tema vanus oli selline, et ta oleks olnud kõige parem kahurilihavandas rendel, ükskõikas Vene või Saksamaa. Aga kuna tal on tead kõrvakuulmist, seda sõjavägi võetud. Aga muidugi sakslased mõtlesid, et ta kõige lõpus ikkagi sõjavägi tegid see täitsa lõpus ja ta sai olla 2 tähti sõjavägi. Nii et ta oli kokku abiks. Oli ju see Haapsalus seadusend, aga ja hakkas koju tuleb muidugi Virtsusele ütleda kinni, eks ole. Venelased ütlesid kinni ja läks Venemaa vangilaagrisse. Ja ta oli 1,5 aastat vangilaagris. Ja muidugi ta rääkis, et seal oli nii raske elu, et paljud inimesed sulid lihtsalt palju laua kukkus maha sõlmud. Kui isa tuli vangilaagrist tagasi, võttes ta kaalus 48 kilo. Ja näputulatused, kui ütles, et kitsu mind näputulatused kokku. Nii et kontilihanud olid nii mustad, et enne Moskvat peksti vist rongist maha, eks ole, ja mööda sauna vägiselt. Nad olid nii mustad aga Jumal tõi ta sellest läbi tegelikult. Paljus teisi Jumal ei olnud sellest asjast läbi. Aga tema lõi läbi. Ja miks? Sest Jumal nägi, et ta 3 poega, mis on tulemas. Need 3 poega on Jumal sind teenus kunagi. Nad on sinu tunnistajad kunagi. Nad on need, kes aitavad sinu riik edasi viia. Nad on need, kellel sa annad ühe ülesand ja nad on ühe eesõigus olemasid tunnistajad. Ja kui ma nüüd vaatasin nende vene meestega neid tunnistusi seal on ikka sellised inimesed, kes on käinud läbi kõrged ülikoolid, marksismi, instituudid ja asjad ja Jumal on toonud välja, eks. Ja ma näen, et tegelikult Jumal vabastab ja päästab. Enda omasid eriliselt. Et selles suhtes, aga Jumal näeb ka meie elu ette. Kas me oleme nõus ka tegelikult pärast seda, kui Jumal on meid päästnud, kas me oleme nõus koos temaga käima? Et see ei ole ainult see päästmise hetk, et aitäh Jumal, nüüd on aitäh, vaid ma tahan temaga koos käia. Ja kui me vaatame Piiblist ka näiteks, neid lugusid on Piiblis, ma usun, need on kinnituseks tänapäeval meile, et Jumal on päästav ja vabastab. Ma mõtlen Paulusele Siilasele, kes visati vangikongi. Ja kui me vaatame tegelikult sain peksa ja vangikongi ja nad arvasid seda privileegis Jumala neid Kristuse nime pärast
teksti ja nad hakkasid Jumalat kiitma. Ja kui ma tagantjärgi vaatan, mul üks mõte tekkis, et vaata see vangipõja üle. Jumalal on võib-olla kuidagi võimalik kedagi seda evangeeliumi kuulutada saata. Hästi otsustas lihtsalt sellise tee valida, et Paulus igas panna pole vangi, kes need kuulutada evangeeliumi ja see mees, kelle süda oli tegelikult valmis, sai päästetud, on ju. Aga selleks oli vaja kedagi, nad ei saanud teda sama vangipõja üle saataks. Ja sellepärast tänapäeval ka me vahel kirjutavad, et Jumal on teed kõrgemad kui meie teed ja tema mõtted on kõrgemad kui meie mõtted, eks. Et me, siin tuleb välja see Jumala usaldamine meie elus ka. Kas ma usaldan Jumalat, kui ma olen tema oma, et tema tee on kõige parem? Et ma usaldan kõigis olukordades, Jumal, sina valitsed. Ja Piibel ütleb siin Filippi kirjas, et iga keel peab tunnistama Jeesus, mis on, iga põlv peab tõttuma mu ees. Nii et me võime tegelikult öelda, et ükskõik mis olukorrad siin maailma ei tule, eks. Tegelikult Jumal on nende haldaja, nende valdaja, nende olukordade üle. Et mis asi ei tule ilma Jumala teadmata siin maailma. Ta lubab need tulla tegelikult. Need asjad, ka meie ellu tegelikult inimelt lubab tulla. Aga küsimus sellest, me läheme nendest asjast läbi koos juba. Ja meil, nagu Kalmelis enesest, meil on tegelikult lõpp teada. Meil on lõpp teada tegelikult. Selles suhtes. Ja me tahame hoida kinni sellest, mis oleme. Aga me ei taha mitte kinni hoida, vaid me tahame ka edasi liikuda. Me igatseme näha tegelikult Jumala tööd meie koguduses ja meeste elus, meie linnas, meie maal ka. Et see rahvas, ja ma usun, et siin linnas on palju rahvast tegelikult, keda Jumal tahab ka kutsuda ja valida tegelikult ka meie kaudu. Et need inimesed võiksid puudutatud saada Jumala pühavaimuga. Et need inimesed võiksid leida tegelikult selle igavas elu, et need inimesed võiksid leida lahenduse oma probleemidele. Sest vaata nüüd, kui nüüd kuulutatakse, eks tuleb ka üks majanduslangus, eks ole, siis on võib-olla see ka paljudel inimestel, kes oma nagu hea elu ajal, kui ei ole probleeme, kui ei ole kriise, ei mõtlegi üldse Jumala peale. Aga siis, kui tulevad kriisid, kui tulevad rasked olukorrad, siis on need inimeste südamid palju rohkem lahti tegelikult sellele, et kuulata, mida Jumal on enda ütelda, kuulata seda väljapääsu, kuulata seda lahendust nende eludele. Nii et Jumal päästab ja vabastab, aga ta ei tee seda nii kergelt ja tugitoolis istudes, eks ole. Teinekord tuleb minna läbi rasket olukorda ja Paulus ütleb ka, et meil apostolid tegusid, et meil läbi mitme raskusel tuleb minna Jumal ringi. Et see ei ole teinekord kerge. Vaata, paljud me elame siin tõesti Jumala selja taga, selles mõttes, et meil ei ole ei püssi kähvatud, ei maalas, aga me vaatame oma ette õdesi seal Lähis-Idas ja mitmetes muudes paikades, kus on pidevalt nende elu kaalul, aga nad on Kristuse pärast pannud elu kaalule, sest nad teavad ja kui palju nad tunnevad, et Jumala vaim on nendega selles ühes töös tegelikult, mida nad teevad. Nii et ma tahan sind õlistada ja öelda sulle kallis õde ja vend, kui sa oled kriisis, siis mine peegli ette, ütles see kain koht praegu. Nüüd ma pean otsustama, mis ma teen selle kriisiga. Kas ma vaatan Jumala peale, vaatan iseenese peale, vaatan olukordade peale. Ja siis sa võid öelda Jumala, et tegelikult on võitja. Sest Kristus on võitnud juba ja selles võitlus ma tahan käia, ükskõik milline olukord tegelikult on. Et ühe venna tunnistus oli ka, ütles ta sõitis rongis ja öösel peal maganud, siis ta pidi minema hommikul jutustama kuskil kirikus, siis ta hakkas juba tulisema. Teised magavad kodulised, mina siin pean rongiga sõitnud kuskil ja siis ta tuli rongist, tuli maha ja mingi väike selline teiba peatus ja kedagi vastu vajunud, siis ootab ja siis tuli lõpuks üks vanem meesterahvas, papi tuli vastu talle ja ütleb, et tead, vennad ei saanud keegi tulele auto on, aga pane väga maa elan siin päris liigid 4 kilomeetrit. Ja siis nad käisid läbi Sopase tee ja ta vedas oma seda kotti seal, vedas seda järgi ja siis ta tulis oma südames, et vennad magavad ja autod oleks olemas ja nüüd ma pean siin jala käima Sopa sees ja läks edasi ja siis ta läks selle vanema mehe juurde, hakkas majja sisse minema ja lõi oma otsa asi ja niuke pauguga, sest uksed olid nii madalad ja no vot, nüüd on
eks ole, nüüd ma siin olen, pea ka laulutab ja siis vanem vend ütles, et kuule, sa võid dussi alla ka, et meil on siin dussikabiin ja selline läbipaistev dussikabiin oli köögis pandud, on ju. Aga perenene käis sealt kogu edasi-tagasi läbi ja siis ta mõtles, kuidas ma dussi alla lähen, eks ole. Perega, kuule, ma ei saa minna. Pole midagi, et ei nööri tõmbas kätte või miskise linas ette. Aga ta muidugi dussi alla ei läinud ja siis ta mõtles, aga mida ma nurisin tegelikult? Kes ma selline olen, eks ole? Vaata, nüüd ma aasta peaga nii kõrgeks siin selle ära, eks ole. Kes mis isik ma siis olen, et ma nurisin tegevuse olukorra üle. Ja eks meil vahel tuleb olukordades, ma ei tea, kas tegil, mu abikaasa mõtleb kõige rohkem, eks ole, ühes olukorras. Ja tulevad vahel sellised nurinad, eks ole. Selle ja teise ja kolmanda olukorra kohta. Tegelikult, kui ma hakkan Jumala sõna vaatama, siis kõik see kaob ära. Siis ma hakkan nägema jälle tegelikult, kes ma olen Kristuses, mida Jumal mulle andnud on, kust ta mind välja tõmmanud on ja kuhu ta mu jalad on pandud kalju peale tegelikult. Nii et mul ei üldse põhjust üldse, et ma lihtsalt innustan sind, et kui vahel tahab see tulla, aga kui vaadata jälle Jumal sõna peale, siis ma näen, et tegelikult me on võitjad. Meil on võitjad ja võitjad Kristuses meil. Nii et olge julged ja olge õnnistama. Amen. Aga kui keegi tahab eesmärgad saada, kui kellelgi on mingid probleemid, mured, kui keegi tahab elus mingit pöördepunkte teha, kui kellelgi tunneb, et ta kuidagi tõmbaks, kuidagi see kriisi aeg on siit võib-olla kuidagi Jumalast eemale jäänud, kuidagi midagi on südames, siis tule julgusega ja palvetame sellepärast, et Jumal on vägev, meid üles ehitame jälle uuesti. Jumal on jälle vägev, puudutab meie südam, jälle paneb meie jalad õiguse rõõmastesse, jälle üles ehitab meid. Et me võiksime edukalt minna, et me võiksime jälle innukalt minna edasi. Oleme täidetud Jumala vaimuga. Oleme täidetud selle innuga, mida Jumal on andnud. Nii et amen. Tõuseme palvetama. Isapäevas me täname sinna. Sina oled hea issand. Me tahame oma silmad, Jeesus, sinu kalli kolgata risti töö peal tõsta issand. Tahame ellu südamel avada issand. Et sina võiksid meie südametes issand tõesti oma head tööd teha issand. Sa ei ole meid maha jätnud, issand. Sa ei ole meid, issand, mitte kõrvale pannud, vaid issand, meil on sinu rahvas, sinu kogudus, sinu lapsed, issand, kelle jaoks on üks võimas plaan olemas, issand. Ja sa tahad seda plaani täide viia, issand. Isa, anna ära ja väsid, sa lähed kõdiks, issand. Isa, me tuleme kokku sinu kogudusse, sinu rahvas, keda sa oled valinud, issand. Me tahame üksteist kinnitada ja üksteist innustada, issand. Me tahame eriti õnnistada emasid peale, issand. Kellel on lapsed, issand, et hüüda oma laste pärast ka, issand, sinu poole, issand, sinu oled pääste ja vabastaja, sinu oled täna see, issand, kes tõmbad inimesed välja pimedusest, kes tõmbad meie lapsed ka, kes on läinud pimedust, tõmbad välja, issand. Kiitus sulle, issand, me täname, sa oled oma tõotust meile andnud, issand, sa oled oma väe meile andnud, issand, sa oled andnud meile, issand, kus sa pead vaabada sinu ees, ja lihtsalt hüüda su poole, issand, nendes olukordades, kus meie inimlik jõud jääb väheseks, issand, sest sa ütled, et ükski viha ei kiitnud sinu ees, aga me täname, issand, me kiitame sinu august, sinu armust, sinu suurust ja ägevust, Jeesus. Me õnnistame sind, issand, et sina oled võimas. Jeesuse tänu nimel, me õnnistame üksteist. Amen. Suya
mõtlemine võistlusse hoidku meie südamed, meie mõtted.